Einstein 3000. Julge muutuda. Vahepala. Miks sa ajalugu õppima läksid ja mitte näiteks programmeerimist? Sellel hetkel, kui ma pidin otsustama, et mida õppima minna, siis ma lihtsalt tundsin ajaloo vastu väga suurt huvi või olin kogu nooruse tegelikult tundnud ja siis mul oli ka mingisuguseid muid variante, aga ma lõpuks läksin nagu kõige kergema vastupanu teed, et võib-olla hiljem tagasi vaadates oleks otsustanud võib-olla isegi teistmoodi, aga tol hetkel läksin sinna. No ma usun, et samas on hea ju, et sa nagu kuulasid ennast, mis sul tol hetkel huvi pakkus, et tihti ju see viib mingi uue põneva kohani. Jah, aga eks mul oli selles mõttes ka teised asjad oleksid huvitanud, et see ei olnud küsimus, et see oleks ainus asi olnud elus, mis huvitab, aga nii ta läks, jah. Aga miks üldse ajalugu õppida ja miks on mineviku uurimine oluline? No siuke klassikaline vastus sellele küsimusele on see, et selleks, et mineviku vigadest õppida. Et kui me vaatame kas või praegu, mis Venemaal toimub, et siis mul on tunne, et seal võib-olla isegi ajalugu kui sellist nagu õpitakse palju või selle üle mõeldakse palju, aga keskendutakse minu meelest nagu valedele asjadele, et minu meelest ei peaks õppima nii palju mineviku sõdadest, vaid pigem sellest, et kuidas näiteks võib-olla kõige olulisem asi, mida ajaloost õppida minu meelest on see, kuidas demokraatlikest riikides võib tekkida diktatuur ja milliseid tagajärgi see inimestele kaasa toob, eks ole. Et sellised nagu kuidagi sotsiaalselt olulised küsimused, et neid ajaloos tundma õppida ja võib-olla ka ütleme selline tänulikkus, kui sa vaatad minevikust tagasi, et millistes oludes inimesed siis elasid ja millised tehnoloogilised ja sotsiaalsed innovatsioonid on toonud meid tänasesse päeva, kus meil on ikkagi võrdlemisi hea elu, eks ole, et ütleme seda mõista, siis selle jaoks võib-olla tuleks küll ajalugu õppida. Räägi lähemalt, kus sa tulid selle peale, et YouTube'is teha videotunde? Kõigepealt ütleme mõned aastad enne seda, kui ma ajalugu õpetama hakkasin, siis ma avastasin enda jaoks siukse YouTube'i kanali nagu Crash Course, kus anti siis siukses humoorikas võtmes erinevates õppeainetes sisu edasi ja ma mõtlesin, et see oleks täpselt selline asi, mille järgi mina oleks tahtnud kunagi koolis õppida. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et oleks hea, kui keegi Eestis ka siukest asja teeks. Ja siis see mõte nagu vajus kuidagi ära, siis mingi hetk ma sattusin õpetajaks ise ja nägin, et ma kipun nagu pidama liiga palju nagu loengut, et räägin, küll üritan neid asju nagu huvitavaks teha, aga see ei pane nagu õppijat aktiivsesse rolli. Ja ma mõtlesin, et milleks ma seda asja niimoodi seal ees niimoodi papagoina nagu korrutan, et võiks olla ju selle asemel võtta see kuidagi kontsentreeritult linti ja õpilased vaatavad seda omas tempos ja mingile konkreetsele ülesandele juba nagu häälestatult. Ja siis ma otsustasin, et proovingi seda. Ja see, et need YouTube'i niimoodi avalikult üles läksid, see algselt oli lihtsalt nii-öelda mugavuse pärast, et kõige kiirem viis neid õpilastega jagada. Et ma panin nad lihtsalt oma õpilaste jaoks YouTube'i ülesse, mõtlesin, et niimoodi ma saan kasutada näiteks ümberpööratud klassiruumi formaati, et nad kodus vaatavad ise videod ära ja siis meil on tunnis aega rohkem aruteludeks, rollimängudeks, õppekäikudeks ja siis juhtumisi lihtsalt need videod hakkasid seal oma elu elama, et hakkasid levima, hakati teistes koolides kasutama. Minu oma õpilastel hakkasid siis nende sõbrad teistes koolides ütlema, et kuule, me vaatame sinu õpetaja videosid ja niimoodi siis nii see läks lumepallina veerema. Kuidas sulle tundub, et kas oleks tegelikult vaja siis kõiki aineid ja tunde lahedalt esitada? No ütleme, et tunde kui sellised võib-olla seal ei tohiks nagu õpetaja väga esineda, et ma isegi ennast nagu hoian selles mõttes tagasi, et ma tahaks saavutada võimalikult palju seda, et õpilane on seal tunnis ise aktiivne, ükskõik kas rääkides või mingisugust ülesannet lahendades. Et seda osa, kus õpetaja teatrit teeb, et seda seal tunnis ei oleks üldse. Et see on võib-olla nagu hea, kui see on videos, et see tekitab selle
õppematerjali vastu huvi, aga seda meil hariduspsühholoogid ka kogu aeg räägivad, et õpetaja ei peaks seal klassi ees teatrit tegema, sest siis on tema ainus, kes õpib ja ainus, kes on aktiivses rollis. Aga ütleme, õppematerjalid kui sellised võiksid ja sealhulgas ka siis videod võiksid olla selles mõttes alati mingisuguse huvi tekitava komponendiga. Kui oluline on mälu, ka kultuurimälu ja materiaalne kultuur meie identiteedi kujundajatena? Ja kes me oleksime ajalugu tundmata? No eks ilmselt inimene kui sihuke sotsiaalne olend ja sotsiaalne kultuuriline olend, et tal on ikka vaja mingisugust tähenduste võrgustikku, milles orienteeruda, et ilma selleta me ei olekski inimesed või me ei oskakski hakkama saada. Et see on ilmselt hädavajalik, aga see ilmselt mis see kultuur on, mis meid hoiab selles kuidagi maailmas paigas, et see võib olla nii erinev, et see ei pea olema tingimata see klassikaliselt mõistetud kultuur, et eks ilmselt ka tänapäeva siis nagu sotsiaalmeedias toimuv ja kõik see on ka nagu inimkultuuri osa, et see kõik on lõppkokkuvõttes meile nagu oluline. Ja sina kui ajalooõps ja ajaloo mälu tundja, milline vahekord on meeldejätmisel ja tõlgendamisel ajaloo mõistmisel? Näiteks kui me ei jäta fakte ja sündmusi meelde piisaval määral, siis me ei saa ju neid ka tõlgendada. No eks seal on niisugune vastastikune suhe, et neid mõlemaid asju on vaja ja neid tuleb kuidagi, üks aitab teisele kaasa ja neid on kogu aeg vaja nagu niimoodi käsikäes õppida ja neid nagu oskusi arendada. Kui palju sa tänapäeval üldse sellele paned rõhku, et ongi, et kõik ütleme, et õpilased teaksid täpselt oluliste sõdade näiteks aastaarve peast või pigem ongi okei see, kui tänapäeval nad orienteeruvad selles teemas üldiselt, aga siis faktiliselt toetuvad mingitele teistele allikatele? Et mul on praegu endal väga noored õpilased, et ainult 5. ja 6. klass. Et nende puhul ma ei küsi neilt kunagi kontrolltöös näiteks mingisugust aastaarvu konkreetselt, millal see sündmus juhtus, vaid pigem, et nad oskaksid need õigesse loogilisse järjestusse panna ja et nad oskaksid ajatelge koostada ja ajatelge kui informatsiooniallikat kasutada. Et meil on näiteks klassis alati üks suur niisugune ajatelg kogu seina ulatuses. Iga kord, kui me midagi uut õpime, siis me paneme sinna mingisuguse pildi ja seletava teksti selle kohta ja kanname selle igaüks ka oma õpimapis olevasse ajatelge, et toetada seda nagu niisugust kronoloogilist taju. Aga ma ei pea nagu praegu nii oluliseks, et nad konkreetseid aastaarve veel nagu meelde jätaksid. Ajalugu teevad inimesed. Kui oluline on ajaloo õpetamisel ajaloolistest isikutest põnevalt rääkimine? Mind ennast kindlasti huvitavad nagu rohkem ajaloos igasugused nähtused ja protsessid, aga ütleme noorematel inimestele kindlasti see isiku kaudu on ajaloole lihtsam läheneda, et nendega võimalik samastuda, neist on võimalik eeskuju võtta ja ütleme meil kui õpetajatel on võimalik siis nende kaudu ka võib-olla mingisuguseid väärtuskasvatuse elemente, tuua mingisugust sõnumit sisse, mis aitab võib-olla mingisuguseid väärtusi ka inimestes kasvatada. Miks meile matemaatika ja füüsikatundides ei tutvustata siis matemaatikute ja füüsikute elulugusid, mis aitaks materjali teha huvitavamaks? Ma arvan, et mõningal juhul ka tutvustatakse, et Pythagorase elulugu või mõne kuulsa füüsiku. Aga ma ei tea, kas need on, ütleme, need, mis tõesti seda huvi tekitaks, et mul on tunne, et matemaatikas ja füüsikas olulisem oleks see, et iga teema juures tutvustataks seda, miks seda teemat sul elus vaja läheb või mille jaoks. Et see annaks, ma arvan, palju suurema efekti kui see, et mis see avastamislugu on. Kes vastutab aine huvitavuse eest? Õpilane või õpetaja? Ja miks on nii, et oleme nendes ainetes paremad, kus meie meelest on ka parem õpetaja? Mul on tunne, et võib-olla mõnikord on niimoodi, et kui me ise oleme selles aines head,
siis meile tundub, et see õpetaja on ka hea või no ütleme, et kui me ise tunneme selle aine vastu huvi, siis ka see õpetaja tundub selle võrra nagu parem või et meil on seal aines meeldiv olla, me saame juba mingitest asjadest aru. Aga kes vastutab huvi eest, ütleme, noh, lihtne oleks võib-olla öelda, et lõppkokkuvõttes iga õppija võiks vastutada ise selle eest, et mis teda huvitab, kuidas ta õpib ja nii edasi, aga praktikas, noh, kui me tahame ikkagi, et meil on ühiskonnana mingisugune eesmärk, et meil oleks rohkem inimesi, kes näiteks reaalaineid oskaksid, siis õpetajate kui siis haridussüsteemi mutrite puhul on ka nagu oluline, et tekitada seda huvi, sest lastel endal ei pruugi seda huvi veel niimoodi kuidagi seestpoolt tulla. No ma olen seda ise küll näinud väga niimoodi elavalt, et näiteks mul tütrel on mingi periood on matemaatika on üks lemmikutest, sest talle väga meeldib väga see õpetaja, siis mingi periood tuleb uus õpetaja, see langeb maha, ta ütleb, et enam ei oska matemaatikat, ta ei tahagi seda õppida, siis jälle teine hetk jälle muutub seoses õpetaja vahetusega. Jah, eks see, ütleme, õpetaja isiksus ka on võib-olla niisugune raskesti mingisugustesse formaalsetesse kriteeriumidesse tõlgendatav niisugune element selles võrrandis, mis meil on, et kuidas laps siis õppima saada. Et seda, ütleme, kui koolijuht palkab õpetajat, ta ei saa nüüd seda väga palju seda arvestada, et milline isiksus ta on, et peab arvestama seal kvalifikatsiooninõudeid näiteks, aga võib-olla see isiksus on hoopis olulisem selle õppija motiveerimisel. Rääkides motivatsioonist, siis kui oluline on huvi ja motivatsiooni osa õppimisel ja mida me saame teha selleks, et lastes ja noortes õpimotivatsiooni tõsta? Miks mitte ka täiskasvanutel elukestvate õppijatena? No eks motivatsioon on ilmselt väga oluline või ütleme selline alustav või käivitav tegur, et ilma selleta väga raske üldse mingisugust õppimist ette kujutada. Ja ma näen, et meil on tegelikult väga palju koolisüsteemis ongi seda olukorda, kus tegelikult seda motivatsiooni ei ole. Et ei õpilased ei tunneta, et nad õpiksid enda jaoks ja siis on see sisuliselt selline õppimise simuleerimine või mis on mingis mõttes ka nagu kõigi inimeste aja raiskamine, aga kuidas seda nüüd niimoodi saavutada, et ühest küljest mingisugused ühiskondlikud ootused sellele, mida õpitakse, oleks saavutatud ja teistpidi, et õpilased ise seda tahaksid, see on väga keeruline, sest kui on mingi asi, mida nii-öelda sunnitakse peale või öeldakse, et nüüd sa pead õppima seda, siis see võtab automaatselt ju ära ühe olulise motivatsiooni komponendi, milleks on autonoomia. Ja siis, et see ütleme, küsimus vajaks nagu minu meelest niisugust kuidagi põhjapanevamat lahendust, et kuidas üldse sellises olukorras, kus meil on ühiskonnal mingisugused ootused, aga samas õppimine toimub ikkagi siis, kui sellel indiviidil on motivatsioon seda asja õppida ja tema arvab, et see on talle vajalik. Et kuidas need asjad kuidagi kokku saada? Seal üks väga oluline komponent, mis sellele veel eelneb, on see, et ka õpetaja on motiveeritud õpetama. Seda me tihti näeme ka ju, ja mina jällegi kuulen kodus, et kuidas mõned õpetajad justkui lihtsalt peavad seal käima ja teevad lihtsalt ära selleks, et ära teha, et ei anna seda nagu, ei pane oma südant sinna nagu sisse. Ja, aga mida soovitad õppida? Kas ühiskonnateadusi ja ajalugu või hoopis programmeerimist ja robotikat või mõlemat? No ikka mõlemat selles suhtes, et ma arvan, et mida rohkem õppida ja erinevaid asju, siis seda kasulikum see lõpuks on. Ja ma kindlasti leian, et võib-olla ütleme, kui mõelda sellest, et kelleks õppida, siis ma praegu annaksin soovituse inimesele pigem siis õppida programmeerijaks või ütleme, selles asjas saavutada selline tase, et sa saad nii-öelda töötada selles valdkonnas. Ajaloo ja ühiskonnateaduste puhul, eks meil on selles valdkonnas ka vaja spetsialiste, aga võib-olla see on selline asi, mida oleks vaja kõigil mingisugust sellist aluskihti, et maailma asjadest aru saada, mingisugust silmaringi. Aga neid, kes sellel alal nii-öelda professionaalidena töötavad, neid on võib-olla nagu vähem vaja kui
näiteks programmeerijaid. Et kui siit jätkata, et näiteks kui ajaloolane oskaks programmeerida, suudaks ta luua väga põnevaid lahendusi alates andmebaasidest kuni digitaalsete õppematerjalideni. Või kui bioloog oskaks programmeerida, saaks ta kindlasti ka oma erialal olla palju tulemuslikum. Ja võib eeldada, et kui suure võimenduse annaks see, kui näiteks filoloog oskaks programmeerida. Aga mida sa arvad sellest, et iga eriala kohustuslik osa oleks ka programmeerimise õpe, näiteks 30 ainepunkti ulatuses? Mis sünergiat see looks? No tegelikult meil ongi Eestis siin, ütleme sellest kunagisest president Ilvese mõttest, et see digi ajab ennast nagu kõikidesse valdkondadesse, et tulevikus on kõigil vaja osata programmeerimist, et see on mingis mõttes hakkab realiseeruma niikuinii. Et meil on näiteks digihumanitaaria valdkond on Eestis täitsa niimoodi arenemas jõudsasti. Et mina ise ka näiteks oma doktoritöös ajaloos või siis arheoloogias tegelikult kasutan mingis mõttes programmeerimist ka, et on niisugune, kasutan siis geoinformatsioonisüsteeme mingisuguste asustusmustrite analüüsimiseks ja seal kasutan ka näiteks niisugust teadlaste programmeerimiskeelt nagu R, mis on siis niisugune statistika tarkvara või programmeerimiskeel on ju. Ja sellised asjad kindlasti aitavad saavutada nagu uusi lahendusi ja selleks, et see, ütleme, neid kasutada niimoodi ja selleks, et sellised lahendused päriselt tööle hakkaksid, siis peakski olema nii, et inimene, kes mõistab selle nii-öelda eluvaldkonna sisu poolt, et ta ka oskaks siis programmeerimist ise, et ta ei võta nii-öelda väljaspoolt alati seda eksperti ja ei ürita nagu talle tõlkida ja teda nagu enda heaks tööle panna, vaid tal on mingis mõttes endal juba oskus nii-öelda raal mõelda või oskus niimoodi siis oma enda teaduslikke või mingisugused tööalaseid mingisuguseid küsimusi tõlkida siis sellisesse raamistikku, mida ta saab siis digitaalselt manipuleerida. Ja siis võib-olla ka see, et ütleme, väga hea oleks jah, selles mõttes õppida mingisugust eluvaldkonda põhjalikult tundma ja siis lisaks programmeerimist, sellepärast et väga sage on praegu see olukord, kus on nagu programmeerijad on nii-öelda üles kasvanud oma kastides nii-öelda ja teised eluvaldkonnad on õppinud oma kastides tegutsema ja siis on tekkinud nagu vajadus niisuguste eraldi nii-öelda tõlkivate erialade osas, et haridustehnoloogia on näiteks üks selline eriala, mille mina olen lõpetanud ja mille nii-öelda olemasolu õigustus on see, et õpetajad ei orienteeru praegu veel väga hästi digimaailmas ja programmeerijad ei mõista seda haridust, siis on vaja sellist vahekomponenti, kes tõlgiks. Aga kui mõlemas oleks nii-öelda kuidagi see suutlikkus horisontaalselt natukene nagu liikuda ja aru saada, mis teises valdkonnas toimub, et siis tegelikult võib-olla eraldi vahelülisid selliseid vaja ei olekski. Et selles mõttes ma arvan, tulevikus kindlasti on kasu sellest, kui nii-öelda programmeerimine oleks niisugune alusoskus, mida kogu aeg õpetataks juba lasteaiast saadik. Mis puutub võib-olla mingisse ülikooli tasemesse, et kui kõik oleks mingisugune moodul programmeerimisõppe kohta igas õppekavas, siis ma arvan, võiks ka üldse mõelda sellele, et äkki tänapäeva maailm on nii keeruliseks läinud, et võib-olla see kõrgharidusõpe peakski minema nagu mahult justkui suuremaks, et ta peaks kindlasti olema nagu modulaarsem, et sa saad väiksemate tükkide kaupa areneda, aga tegelikult see bakalaureuseastme ja magistriastme maht kokku on tegelikult üsna kitsas, et omandada mingisugust laia oskuste pagasit. Einstein 3000. Julge muutuda. Vahepala. Hugo Treffneri sünnikoht on Kanepi, kus tema esivanemad olid mitu põlve kooliõpetajad ja rajajad.
ja ilma kanepi taustata poleks sündinud ka tänases Eestis ühte tippkooli, Hugo Treffneri gümnaasiumit. Eestis kavatsetakse sulgeda üle 40 maagümnaasiumi. Mida sina sellest arvad ja kas me oleme tark rahvas, kui me nii teeme? Mul ei ole isiklikku kokkupuudet selle teemaga, et ma olen selles mõttes läbinisti linnavuurle, aga mulle tundub, et regionaalpoliitilisest vaatenurgast see ei ole väga tark otsus, et me peaksime pigem püüdma koole maapiirkondades hoida iga hinna eest ja pigem nende ümber nagu ehitada kogukondi sinna maale. Mitut võõrkeelt sa oskad lisaks prantsuse keelele ja prantsuse lütseumi taustale? Oled olnud näiteks 4 kuud Kölni ülikoolis vahetusõpilane. Kas sa omandasid seal ka saksa keele ja äkki sul on mõni nipp, kuidas kiirelt ja nagu muus eas võõrkeeli õppida? Ma ütleks, et hästi ma valdan inglise ja soome keelt, et nendega ma saan igas eluvaldkonnas hakkama, aga teised keeled, ütleme prantsuse keelt ma oskan, mul on põhi on tugev ja lugemisel saan väga hästi aru, aga suhtluse poole pealt on see ilmselt väga roostes. Vene keelega saan hakkama, kui ütleme kehakeele võtan ka mõnikord appi ja et elus on palju seda kuuldud, võib-olla mõnikord kõik sõnavara ei tule meelde. Saksa keelt Eestis ajaloolasena peab lihtsalt natuke oskama, et see käib juba ajaloolase algkoolituse hulka, aga see, ütleme, Saksamaal vesteldes ma ilmselt saksa keeles hakkama ei saaks, et pigem on, ütleme, saan sõnaraamatu abiga saan omale vajalikud tekstid loetud ja siis ma olen veel natukene õppinud rootsi, ladina ja hispaania keelt, aga need on pigem siuksed midagi mõikan. Aga on sul mõni hea nipp ka, et kuidas üldse keeli oleks võimalikult tõhus õppida? Ma arvan, et see sõltub natukene sellest, et mõnede keelte puhul minu enda kogemuses aitab väga see, et mida rohkem sa oled mingeid keeli õppinud, siis seda lihtsam on, et näiteks minul oli rootsi keelt õppima hakata palju lihtsam selle tõttu, et ma olin selleks hetkeks oskasin inglise keelt ja soome keelt ja eesti keeles on ka rootsi laensõnu ja saksa keel on ka palju siis mõjutanud rootsi keelt, et kõigist nendest oli võimalik juba enam-vähem kõik rootsi keele komponendid nagu kokku saada, et kõik oli väga tuttav ja selle tõttu põhimõtteliselt ma kujutasin ette, kui ma oleksin veel natukene pingutanud, oleks saanud ilmselt rootsi keele juba päris kiirelt selgeks. Sama on hispaania keelega, et inglise ja prantsuse keele ja võib-olla natuke ladina keele põhjalt on võimalik hispaania keelt ka väga kiiresti õppida. Et ma ei kujuta ette, mis oleks praegu, ma ei kujuta ette, kui lihtne oleks praegu õppida näiteks hiina keelt või araabia keelt, mis on nagu nii-öelda täiesti teisest keelte perekonnast ja ei ole nagu ajalooliselt nii lähedalt seotud nende keeltega, mida ma oskan. Aga mis muidu, ma arvan, keeleõppes tuleks kuidagi nutikalt kombineerida siis ühest küljest sellist efektiivse trillimise poolt, mida võib-olla esindavad meil sellised keeleõppe äpid nagu Lingvist ja Speakly, kus on siis leitud nii-öelda sõnavara ja grammatika õppimiseks sellised võimalikult optimaalseid algoritme püütakse leida, et kuidas korrata hajutatult mingisuguseid elemente, kuidas õppida just sõnavarast neid keeles kõige levinumaid väljendeid ja sõnu. Et see nagu ühelt poolt ja siis teisest küljest on ikkagi vaja pidevalt mingisugust praktikat ja mingit väljendite kasutamist igapäevases suhtluses, et kui neid nii-öelda kogu aeg kõrvuti kasutada, et siis see ilmselt annab nagu kõige parema tulemuse. Kas maailma ajaloost saab piisavalt hea ülevaate eestikeelseid õpikuid ja raamatuid lugedes või peaks ajaloo huvi arendamisel kindlasti kasutama ka mõnda levinumat keelt? Ma arvan, et maailma ajaloost ülevaate saamiseks piisab ka eesti keelest, aga ilmselt mingitesse asjadesse süvitsi minemiseks on ka vaja vähemalt näiteks inglise keelt, et minul näiteks oma ajaloovideote tegemisel, et uurida tausta ja leida mingisugust visuaalset materjali, siis ma ikkagi otsin kogu aeg seda materjali inglise keeles,
lihtsalt sellepärast, et mul on vaja kiirelt saada asjakohast infot ja inglise keeles on lihtsalt on interneti otsinguga võimalik selleni kõige kiiremini ja paremini jõuda kõige suuremale hulgale materjalile ligi. Oled didakt, metoodik ehk see, kellel on väga tugev just see osa, kuidas õpetada. Ja videoõpsi projektis on teil suur rõhk ka matemaatika õpetamisel. Millist tulemust annaks, kui õpetamise meetodeid uuendada, tehes igat ainevaldkonda põnevamaks ja elulisemaks? Näiteks matemaatikatunnis õpiksime eelarveid koostama, investeeringuid planeerima ja näiteks toote hinda kalkuleerima. No ütleme, ma ei pea ennast kindlasti matemaatika alal eksperdiks, et ma olengi sellesse sukeldunud viimasel ajal lihtsalt selle kaudu, et püüdnud tuua siis õppevideote kaudu mingisugust teistsugust lähenemist matemaatikasse ja mitte tehes ainult siis videoid, kus ekraani peal lahendatakse ülesannet, vaid et tuua just seda, kus seda oskust elus vaja läheb. Ja mul on tunne, et see on väga oluline komponent, mis on natuke puudu meie matemaatikaõpetusest, et ta on liiga abstraktne ja teoreetiline. Et seal on mõned teemad näiteks, mille puhul mulle tundub, et isegi matemaatikud ise ei oska väga hästi välja pakkuda, et mille jaoks seda nüüd päriselt vaja on, et see on justkui lihtsalt ainult selle matemaatikaoskuse treenimiseks. Aga selleks, et seda nüüd saavutada, et see koolis tõesti näiteks matemaatika valdkonnas mingisugune pööre toimuks, et loomulikult ma usun, et ongi, kui me suudaksime disainida selle õppe ikkagi mingisuguste praktiliste väljundite ümber, nagu projektõppes peaks olema, et selleks, et seda saavutada, mul on tunne, et natukene olemasolev niisugune silotornideks killustatud ainekava seisab seal risti jalu sees, et ma ise õpetan praegu Emili koolis, meil on ka tegelikult projektõpe, aga me ühtlasi peame kõikides ainetes kõik õpitulemused justkui ära õpetama, et seda on ministeerium meile öelnud, et me ei saa millestki loobuda, aga samas juba seal 5.–6. klassis lähevad need õpitulemused eri ainetes nii detailseks, et neid kõiki haarata mingisugusesse ühe trimestri projekti on võimatu. Ja siis meil on nii-öelda see projektõpe on ikkagi mingisugune nagu eraldi asi, kus on mõned õpitulemused ja siis ülejäänud ainetes on ikkagi ainetunnid. Mina näen, et kui ainekavad tuleksid sellega kaasa, siis tegelikult oleks võimalik see kujundada niimoodi ümber, et kõik õpitulemused oleks võimalik kuidagi mingite projektidega ära siduda ja kogu õpe toimuks projektidena. See eeldaks muidugi, jah, ütleme minu jaoks, riiklik õppekava on natuke nagu haridussüsteemi aluskood, et sealt hakkavad kõik muud protsessid käima, et millist õppevara luuakse, mida hakatakse hindama eksamitena ja siis lõpuks see tõlgendub sellesse, mida seal klassiruumis tehakse. Ja kui öeldakse, et õppekavaga on kõik korras, et tegelikult peab õpetajate praktikaid lihtsalt ümber kujundama, siis mul on tunne, et see ei ole päris õige, et tegelikult me peaksime selle õppekava päris põhjalikult uuendama, tegema niimoodi, et see soodustaks iseenesest juba selliste õppematerjalide loomist, mis on orienteeritud nagu elulistele praktilistele lahendustele ja teisest küljest, mis soodustaks seda, et hinnataks just kompleksselt, et ei ole hindamine niimoodi, et sul on eksami ülesanne, kuidas sa lihtsustad siin avaldist, vaid on kompleksne ülesanne, kus sul on vaja matemaatika, füüsika, keemia, kunstialaseid teadmisi, et ongi, sind hinnatakse nagu ühe kompleksülesande läbi ja see nagu siis omakorda juba eeldaks, et õppetöö on nagu sellest alguspunktist alates orienteeritud sellele, et sa õpid nii-öelda ülekantaval moel seda asja, et sul ei piisa sellest, kui sa saad ühe mingisuguse rutiini selgeks või ühe fakti selgeks, vaid et sa pead tõesti õpilastega jõudma sinna, et sul on võimalik erinevates olukordades neid teadmisi rakendada. Nii et sa räägid lõimitud õppest ja sellisest projektõppest, kui tõenäoliselt ühe niisuguse parima lahendus on selle jaoks või? Ma arvan küll, et see on täiesti hädavajalik lahendus ja tuleks vaadata, et mis meie olemasolevad nii-öelda seaduslikud raamistikud ja ressursid, mis meil on haridussüsteemis, et kuidas need panna selle jaoks tööle.
õppimise oskus on juuroskusena loovuse kõrval üks olulisemaid tulevikuoskuseid. Mida arvata iseõppijatest, autodidaktidest? Kas on võimalik targaks saada ka ilma otsese juhendamiseta? No, ilmselt mõnedel inimestel on, aga millegipärast me näeme seda vähe. Ma ütleks, et kui inimesel on huvi, tõeline huvi ja vajadus, siis enam-vähem igaüks suudab midagi täitsa iseseisvalt selgeks õppida. Aga kui seda huvi ei ole, siis tihtilugu ei aita ka see, kui keegi teine väga püüdlikult õpetab. Et see tuleb ikkagi, on väga seotud selle motivatsiooni küsimusega. Kui oluline on informatsiooni otsimise võimekus, allikate usaldusväärsuse kontroll, kriitiline mõtlemine, ajaloosündmuste analüüsi ja tõlgendamise oskus? No eks see on ilmselt väga oluline ja samas see eeldab ka mingisuguseid teadmisi, et ainult kogu aeg kriitiliselt ja oma peaga mõeldes ja üldse mingisuguseid alusteadmisi omamata ei jõua eriti kaugele. Et see on, nii nagu ütleme, keeleõppes on sõnavara ja grammatika õppimine ja keelepraktika peavad käima kuidagi käsikäes, siis ma arvan, samamoodi peab näiteks ajalooõppes peavad olema ajaloos ja sotsiaalteadustes peavad olema sellised faktipõhised teadmised ja nende tõlgendamise oskused neid tuleb käsikäes kogu aeg õppida ja rakendada. Kuidas julgustada neid, kellel aastaarvud hästi meelde ja ajalugu õppima? Ja paljud kardavad, et tuleb väga palju aastaarve ja kuupäevi meelde jätta. Kas sul on jagada mõni nipp, kuidas jätta aastaarve näiteks ja kuupäevi paremini meelde? No eks igaüks peab otsima oma viisi, et üks viis selleks on kindlasti kuidagi seda visualiseerida, et ma soovitaks kindlasti joonistada palju ajatelgesid ja paigutada neid sündmusi sinna, et siis mõnele aitab see, kui see on silme ees. Kindlasti mingis osas võib-olla oluline on alustuseks saada mingisugune sündmuste järjekord selgeks. Selle puhul aitab hästi nagu loo jutustamine, et kui sa põimid selle mingisuguseks loogilises järjestuses olevaks looks, seda võib-olla ka inimese ajul hea lihtne töödelda. Ja siis on ka ilmselt selliseid traditsioonilisemaid trillimise viise on näiteks hajutatud kordamine on selline tehnika, et kus iga natukese aja tagant küsid endalt näiteks mingisugune kordamiskaardi vormis näiteks, millal oli Prantsuse revolutsioon ja siis, kui sa vastad õigesti, siis paned selle ajaliselt endale kuskile järgmisse lahtrisse, et see tuleb nüüd mingi pikema ajaintervalli tagant tuleb see küsimus sulle uuesti ja siis, kui sa jälle õigesti vastad, siis need intervallid lähevad kogu aeg pikemaks. Et sellist tehnikat vanasti tehti selliste füüsiliste kaartidena, oli võimalik selliseid sahtleid kasutada ja erinevad astmes meeldejäämise osas panna neid lahtritesse edasi neid kaarte. Ja siis tänapäeval on erinevad äpid, mis seda teevad. Et mina ise olen arendanud sellist äppi nagu Masteri, mis üritab siis nagu tuua seda hajutatud kordamise tehnikat siis sellisesse videopõhisesse ajalooõppesse, et kus on minu õppevideote vahel on kontrollküsimused, mis küsivad, et mida sa just vaatasid selle kohta mingisuguse küsimuse ja siis mõne aja pärast tuleb selle sama asja kohta veel mingisuguseid küsimusi üha pikenevate intervallide tagant. Et see kindlasti võiks toetada seda, kuidas need asjad meelde jääksid. Mitmed mälupraktikud räägivad ka seda, et selline liiga loogiline asi ei taha meelde jääda ja vahel on hea kasutada mingit fantaasiaküllaseid pilte või niisuguseid konkse planeerida sinna sisse. Et sa oma videodes kasutad ka vahel selliseid tobedaid või veidraid mingeid pilte. Et mida sa sellest arvad, et kas need toetavad meelde jätmist? No kindlasti nad mingil määral toetavad, et sõltub ilmselt inimesest ka, et ma arvan, et päris nagu ebaloogilist ja kuidagi arusaamatut asja lihtsalt pähe ajada on ka päris valus, et ta mingis mõttes tuleb enda jaoks loogiliseks teha ja mõnel puhul võib-olla aitab ka siis mingisugune vigur.
me tegime lapsevanemate seas uuringu, milles osales üle 1000 vanema ja üks põhimuresid vanematel oli see, et kool kujundab nende lastest Harju keskmise. See tähendab, et liiga vähe õppija huvist lähtuvat sisu on koolis, on vähe unikaalsuse ja tugevuste toetamist. Mida me nutikate lapsevanematena teha saaksime sinu meelest, et kooli puudujääke korvata? Noh, eks siin on ilmselt erinevaid võimalusi. Üks on see, et võib-olla kui vähegi on jaksu, siis lüüa nii-öelda kooli kogukonnas kaasa, et seda kooli niisugust aeglaselt muutuvat süsteemi aidata kaasa selle muutumisele, on ju, et olla aktiivne lapsevanem, ma ei tea, hoolekogus, on ju, ja siis osaleda kooli üritustel, näiteks pakkuda ennast mingisugusel teemal esinema. Siis kindlasti igasugused huviringid, aga ka lihtsalt ütleme lapsega teda huvitavatel teemadel vestlused ja selle mingisuguse huvi toetamine nende vestluste kaudu, ja reisimine kindlasti, et ütleme, kui on küsimus mingisugustes silmaringi asjades, mis ajaloo ja ütleme kultuuri ja sotsiaalhumanitaarainete puhul on just niisugune silmaring lõpuks see, mis nagu tekitab selle huvi ja paneb samas need mingisugused katkendlikud teadmised lõpuks kokku ja toimima, et siis seda toetab alati väga niisugune reisimine ja selle üle arutlemine. Eelmises saates meie üks külaline Rita Rätsep ütles, et maailmas on 51% kurjust ja 49% headust. Et selline headus, kurjus, valgus, pimedus, taevas ja põrgu, jumalik ja saatanlik, et see kõik kajastub juba ka vanades usundites. Mida sina sellest arvad? Ma ei tea, ma ei opereeri sellistes kategooriates eriti. Või ütleme, jah, kui välja arvata nüüd see praegune sõda, et siis ma enamasti, jah, seal võib-olla kohati tundub tõesti, et on nagu mõttemuster läheb sinna headuse kurjuse võitluse peale, aga üldiselt ma enamasti selle üle nagu ei mõtle. Soovita mõnda ajaloo teemalist raamatut lapsevanematele või ajaloo huviga noortele? No ma olen selline suur Yuval Noah Harari fänn, kes on üks Iisraeli ajaloolane, kes on kirjutanud maailma ajaloost. Ja ma alati soovitan ja kingin inimestele tema raamatuid, et tema alustada võiks siis tema Sapiens inimkonna lühiajalugu raamatust, et see on minu meelest kõige parem raamat, mis on ajaloo teemal üldse kirjutatud. Ja seda oli tõesti põnev lugeda, et seal see andis palju ka neid kohti, kus endal nii-öelda peeglisse vaadata, et mingid näited, mis ajaloos nagu väga ilmekalt nagu olemas, et ise märkad ka, et sa teed teilt võib-olla lihtsalt omas maailmas neid samu vigu, on ju, et või oled liiga oma mingites vanades mustrites kinni. Ütle 5 kogu inimkonda kõige rohkem mõjutanud ajaloosündmust, seika või pööret ja anna nipp, kuidas need põnevalt ja fantaasiaküllaselt meelde jätta. Ma ei tea, kas ma oskan kohe 5 öelda, aga ütleme, ma hakkan otsast tulema, et üks on kindlasti see nii-öelda kognitiivne revolutsioon, millega tekkis siis inimestel keel ja kultuur, et see nii-öelda inimesed hakkasid käituma nii, nagu nii-öelda inimesed, homo sapiensid meil praegu käituvad selles mõttes, et tekkis mingisugune tähendusväli ja inimesed said suuremates rühmades hakata koostööd omavahel tegema. Siis järgmine kindlasti oluline on siis see nii-öelda neoliitiline revolutsioon või see põlluharimise ja karjakasutuse algus, et see võimaldas siis inimestel paikseks jääda ja luua tsivilisatsioone. Siis järgmine võib-olla siis ütleme oluline moment oli kindlasti see, kui tulid suured maadeavastused, sest see liitis tegelikult 2 seni täiesti eraldi olnud maailma, siis vana maailma ja uue maailma liitis omavahel. Ja see siis tekitas maailmakaubanduse ja pani nii-öelda selle nii-öelda aineringe tööle. Siis järgmine kindlasti tööstusrevolutsioon, mis võimaldas meil nagu kasutada energiat oluliselt suuremal määral kui seni ja nii-öelda meie võime maakera enda heaks kasutada tõstis nagu uuele tasemele.
ja siis võib-olla informatsioonirevolutsioon, mis meil on siin praegu käimas ikka veel võib-olla, et see on meil võimaldanud nii-öelda teadmisi levitada täiesti uuel moel ja kõike muud ka selles mõttes. Tegelikult saigi 5 kokku, et mul on, ütleme jah, selline väga selgelt sihuke, kuidas öelda, materialistlik või selline vaade inimkonna ajalool, et ma ikkagi pean kuidagi kõige olulisemaks neid siukseid majanduslike formatsioonide muutumisi, et see, et mis sündmused konkreetselt, mis sõda või mingi valitseja, neid asju ma ei pea nii oluliseks ja ma olen ausalt öeldes natuke kriitiline selle suhtes, et meie ajaloo õppimises ja üldse ajaloo käsitluses kuidagi rõhutatakse väga seda Euroopa ja kuidagi siukse sündmusajaloo keskset vaadet, et kus on vana aeg, keskaeg, uus aeg ja uusim aeg, et need, ütleme, maailma ajaloo suures perspektiivis on see üsna kummaline jaotus, et ei ütle meile tegelikult väga palju selle kohta, et mulle tundub, et oleks tegelikult kõigile lihtsam ja arusaadavam käsitleda ka niimoodi, et meil on näiteks küttide korilaste ajastu, siis põlluharijate tsivilisatsioonide ajastu, tööstusajastu ja informatsiooni ajastu, et need oleks nagu niisugust 4 ühiskonnatüüpi siis, eks ole, mida tundma õppida, et see oleks kuidagi võib-olla lihtsam ka inimestele haarata. Meie esimene Einstein 3000 saade oli teemal, kuidas mängides targaks saada. Ja saates rääkisime sellest, kuidas mängulisusel on meie aju arengus keskne roll ja seos elurõõmuga. Milliseid praktikaid kasutad, et tuua oma ellu rohkem mängulisust? Ega ma praegu väga palju võib-olla mängulisust ei toogi ja võib-olla peaks tooma rohkem, aga ütleme, lastega mängimine on kindlasti see, et mis on lapsevanemale ka võib-olla kõige kättesaadavam viis, et minu puhul, mul on lapsed veel nii väiksed, et nendega müramine on näiteks selline põhiline mäng. Mida sa viimati õppisid enda täiendamiseks? Too hea nipp, kuidas sa õppisid? Ma õppisin viimati vist programmeerimist niisugusel algtasemel. Tartu Ülikoolil olid sellised veebipõhised kursused algajatele, neid nimetatakse MOOC-ideks ja need olid väga head, et seal oli võimalik omas tempos edeneda, väga head juhendid ja oli võimalik ka oma vastuseid automaatselt kontrollida ja vajadusel siis ka foorumilt ja juhendajatelt nagu küsida nõu, et sellist viisi oli väga mõnus õppida. Mis on üks asi, mida sa vanemate ja laste õppimise toetamiseks soovitad? Ma arvan, et igal võimalikul hetkel tuletada meelde sellist nagu lühikest nii-öelda eneseanalüüsi küsimustikku, et mis juhtus, miks juhtus ja mida ma selle teadmisega nüüd peale hakkan, et kõiki asju elus kuidagi mõtestada läbi selle, et lapsevanemana võib-olla ise lihtsalt oma sisekõnes seda teha ja lapsega aidata tal sellist refleksiooni pidevalt igasuguste tegevuste üle läbi viia. Julge muutuda.